Tere tulemast saatesse Loomine 21. sajandil. See saade on mõeldud teile ja teie perele. Täna tahame uurida Jumala tööd loomisprotsessis. Alguses lõi Jumal taeva ja maa. Ja maa oli tühi ja vormitu. Ja pimedus oli sügavuse peal. Ja Jumala vaim hõljus vete kohal. Ja Jumal ütles, saagu valgus. Ja valgus sai. Ja Jumal nägi, et valgus oli hea. Jumal saab näha. Jumal nägi, et valgus oli hea. Ja Jumal lahutas valguse pimedusest. Ja Jumal nimetas valguse päevaks ja pimeduse ta nimetas ööks. Siis sai õhtu ja sai hommik esimene päev. Missugune on Jumal, kes võiks luua omaenda auks ja oma lõpliku loomingu hüvanguks sellise imetlusväärse looduse? Täna katsume uurida selle Jumala esiksust. Helistage sõbrale, helistage oma pastorile, tuttavale teadlasele, mõnele lapsele. Minu soov on neist saadetest tuua teieni informatsioon, mis on piibelikult õige ja teaduslikult täpne, viisil, millest lapsedki hästi aru võiksid saada. Soovin, et see oleks lihtne, selge ja põhjalik, nagu vestleksime teiega, teie kodus. Mul on hea meel, et te olete otsustanud vaadata meie saadet täna. Nüüd, rääkides lastest, siis, missugune on Jumal, kes lõi sellised olevused nagu dinosaurused? Ühes järgmistes saadetes tahan põhjalikumalt rääkida dinosauruste tähtsusest algses looduses. Kuidas nad sobisid kokku ülejäänud loominguga? Kuidas Tyrannosaurus, T-Rex, oli kooskõlas tollase loodusega? Mida tema seal tegi? Ja missugune seos oli elul maailmaruumis toimivate loodusseaduste ja maad ümbritseva õhukihiga? Võime selle saatesarja kestel nautida kõige selle uurimist. Aga kui vaadelda loodust, on ilmne, et kogu loodu vajab ka loojat. Kes on see looja? Saame me seda kuidagi kindlaks teha. Doktor Michael Behe Lai ülikoolist, maailmatasemel molekulaarbioloog, avaldas hiljuti raamatu nimega Darwini must kast. Ta kirjutab oma raamatus sellest, et mida põhjalikumalt me elusloodust uurime orgaanilisel tasandil, ja elusolendid on orgaanilised, elundite kui iseseisvalt töötavate üksuste tasandil, ja siis üliväikeste osade, rakkude, aatomite, molekulide tasandil on selge, et see, mida näeme, ei saa olla tekkinud loomulike, looduslike protsesside tagajärjel. Seda otsustasid näiteks mõned aastad tagasi maailma 2 juhtivat astrofüüsikut, Sir Frederick Hoyle ja Chandra Wickramasinghe. Olles evolutsiooniteooria pooldajad, ilmalikud, läbinisti ateistlikult mõtlevad inimesed, kes elu iseenesliku tekke pooldajaina teadsid, et loodus on tekkinud evolutsiooniteel. Olles astrofüüsiku taustaga haritlased, mis tähendab, et neil pidid olema head teadmised füüsikast, keemiast, matemaatikast, bioloogiast ja astronoomiast. Tähendab, nad olid saanud hariduse kõigis neis teadusharudes. Nad uskusid loomulikult, et elu võib tekkida iseenesest ükskõik kus, kui selleks anda piisavalt aega. Ja pärast 10-aastast kirjanduse uurimist, katseid ja materjali uurimist maailma parimatest teadusraamatukogudes avaldasid nad ajakirjas Nature šokeeriva artikli. Nad ütlesid, üllatuseks avastasime, et elu tekke võimalus evolutsiooni kaudu, see tähendab iseenesest, ilma mingi kujundaja või looja olemasoluta, sellise elu tekkeviisi tõenäosus on vaid üks võimalus 10 astmes 40 000-st. Teie, kes olete teadlased ja matemaatikud meie vaatajate hulgas, teate, et kõigel, mille tõenäosus on väiksem kui üks võimalus 10 astmes 50-st, pole mingit võimalust üldse juhtuda. Seega teatasid need maailmaklassi õpetlased selgelt, et näidakem elu tekke võimatust iseeneslikult evolutsiooni teel. Nad kirjutasid, kergem on, et keeristorm pühib üle prügimäe ja oma teel selle lõppu paneb kokku reaktiivlennuki Boeing 747. Kui elu
tekkimine evolutsiooni teel. Nad jätkasid, see tähendab, et miski või keegi, suure algustähega, on vusserdanud. Mulle meeldib nende sõnastus, nad ütlesid, miski või keegi on vusserdanud maailmaruumi, füüsika, keemia ja bioloogiaga. Ja ma tean, kes on sellega vusserdanud. Ja nagu doktor Michael Weehi, rääkisin teile temast meie saates enne, ütles oma suurepärases raamatus Darwini must kast. Elusorganismide ehitus, eriti rakk oma rohkem kui 60 000 eraldi asetseva valguasetusega 100 erinevas kombinatsioonis. Kas saite sellest aru? Igas rakus 60 000 valku, mis asetsevad rohkem kui 100 erinevas paigutuses, kombinatsioonis. Ja selles rakus on DNA, desüksoriibonükleiinhape, mis on selle raku informatsiooni kandev osa. See DNA, mis peab jaotuma nii, et rakk saaks poolestuda ja et see üksik uus rakk võiks toimida iseseisva üksusena. Selleks, et DNA saaks jaotuda, on vaja valkude ühendamise vabrikut. Selleks on vaja mitokondri DNA-d, mis ongi see energiavabrik. Ja samuti on tarvis, et kõik toitained liiguksid läbi rakku ümbritseva kile. Nende 60 000 valgu paiknemine enam kui 100 erinevas asetuses oleks täiesti võimatu, ilma planeerimata. Kuna me teame nüüd, et elusorganismide ehituse taga on plaan, kas me võime kindlaks teha, kes on planeerija, selle universumi looja? Selleks jätkakem teaduslikult. Lähenegem asjale nii, nagu puuduksid meil piibli andmed. Vaadelgem, mida ütleb meile tõeliselt teaduslik info. Vaatame meie keskset tabelit. Kui me uurime universumi tervikuna, võime leida teatud tõestusmaterjali. Kõigepealt piiramatu kosmos. Nii kaugele, kui Hubble'i teleskoop näitab, on kõikjal kosmos. Järjest rohkem tähti. Piiritu kosmos. Lõputu aeg. Me oleme kujutanud ajategurit ajanoolena sellel kaardil. Ja see lihtsalt jätkuvalt voolab ja voolab ja voolab. Piiritu kosmos, lõppematu aeg läbi kogu maailmaruumi, kus see imeline planeerija, looja, hoiab maakera oma käevarjus, oma südame lähedal. Läbi kogu universumi, kui me vaatleme süsteeme, planeedil Maa ja tähistaevas, leiame me pideva liikumise, piiramatu mitmekesisuse. Ma tahan, et te saaksite nüüd sellest aru. Nüüd, vaadake seda hoolega. Pange tähele universumi ehitust. Te leiate piiritu kosmose, lõppematu aja, pideva liikumise, piiramatu mitmekesisuse. Kõik on erinev. Iga elusorganism on eriline ja ainulaadne, teistest erinev. Isegi sama liik isendite puhul ja eriti inimene. Kuigi me oleme põhiolemuselt ja ehituselt sarnased, on see DNA, mis teeb meid füüsiliselt ja võimalikult ainulaadseteks looduteks, kordumatuteks isiksusteks. Piiramatu mitmekesisus. Vaadake tähti. Astronoomide ja astrofüüsikute praeguste hinnangute kohaselt on universumis üle 200 miljardi galaktika. Igas galaktikas, tähesüsteemis on üle 500 miljardi tähe. Korrutage need arvud. See on rohkem kui 10 astmes 25 tähte. Mõned neist tähtedest on nii suured, et võiksid enda sisse mahutada terve meie päikesesüsteemi. Ja vastavalt Danieli raamatule on iga täht teistest erinev. Tänaseks on astrofüüsikud leidnud, et iga täht on tõesti erinev. On kaksiktähti, 2 tähte, teineteisega seotud. Mõned neist kaksiktähtedest tiirlevad tõesti ümber teineteise. Igaüks on erinev. Igaüks on omapärane. Piiritu mitmekesisus. On ka 6 tähest koosnev süsteem, kus sisemises ringis tiirlevad 2 tähte ümber teineteise.
Edasi, kaks järgmist tähte tiirlevad ümber üksteise ja ümber esimese kahe tähe. Ja ülejäänud tähed tiirlevad orbiitidel ümber teineteise ja ümber kahe eelmise tähepaari. Täiesti erakordne. Niisiis on meil piiritu mitmekesisus läbi kogu universumi. Ja veel kord, mida me leiame universumist? Piiritu kosmose, lõppematu aja, piiritu mitmekesisuse, pideva liikumise ja määratud suure keerukuse. Kõik, mida me näeme, tähed on keerukad. Iga elusorganism, alates trilobiidist, rääkisin eelnevates telesaadetes pisut sellest väikesest veelukast, trilobiidist, kel on 3 sagarat ja keda evolutsiooniteooria põhjal arvatakse olevat arenenud umbes 600 miljoni aasta eest. Aga kui vaatame ta silma, see on liitsilm. Paljuski sarnane inimese silmale, mida peetakse evolutsiooniteooria järgi ehituselt viimaseks. See väike liitsilmaga trilobiit asub vastavalt evolutsiooniteooriale geokronoloogilise tabeli alumises osas. Kuid ta silm on tohutult keerulise ehitusega. See on mitmetahuline silm, millega ta võib samaaegselt näha peaaegu igasse suunda. Milline imetlusväärne ehitus. Ja tagasi selle mõtte juurde. Kui me vaatleme universumi ehituse mõõtmeid, leiame me piiritu kosmose, lõppematu aja, pideva liikumise. Kõik liigub, isegi aatomi osakesed on liikumises. Aatomisisesed osakesed liiguvad. Lisaks sellele, et meil on piiritu mitmekesisus, leiame ka tohutu keerukuse. Loodan, et te saate siit saatest midagi, sest ma tahan, et teie südametesse võiks jõuda kogu tõde. Ja muuseas, ma loodan, et te leiate aega. Kui te peate oluliseks seda panust enda ja oma pereliikmete ellu, siis te võite kirjutada meie saatesse Loomine 21. sajandil. Postkast 2452, Tallinn 13602. Kordan, Loomine 21. sajandil, postkast 2452, Tallinn 13602. Öelge, kas teile meeldivad need saated. Palun toetage ka saate esitamist annetustega Live TV telekanalile. Nüüd taas meie peateema juurde. Universumis on piiritu ruum, lõppematu aeg, siin on pidev liikumine, piiritu mitmekesisus, tohutu keerukus. Ja mingem edasi. Otsides midagi, mida veel uurida, leiame me teadvuse. Teadvus inimestes, teadvus loomades ja keskkonnataju isegi taimedes. Niisiis on leitud teadvus. Ja edasi, tunded. Meil on tunded. Kassidel on tunded. Neid võib pahandada. Bioloogid ning käitumisteadlased tunnustavad tegelikult, et tunded on meel, millega tuleb arvestada. Peale selle on olemas tahe. Meil on tahe. Loomadel on tahe. Kui te ei usu, et loomadel on tahe, siis teie, kes elate Texases, proovige ratsutada hobusega või anda talle juua, kui ta seda ei soovi. Tal on oma tahe. Vaatame hoolikalt ja leiame teadvuse, tunded ning tahte. Lähme edasi. Leiame kõlbeliste väärtuste süsteemi. Leiame õiglussüsteemi ja moraalsed väärtused. Kui me vaatleme elusolendeid, leiame veel ühe süsteemi, ilumeele. Kui me uurime elusolendeid ja just inimesi, leiame õiguse mõistmise süsteemi. Kohtumõistmise, õige ja vale hindamise reeglid on isegi parandusasutustes. Järgmine pilguheit ja leiate armastuse ja elu. Need kõik on tõelised, füüsilised üksused, mille teadlased on registreerinud. Nüüd jälgige hoolega. Esimene põhjus, suure algustähega, piiritu universumi esimene põhjus peab olema olemuselt lõpmatu. Lõputu aja esmane põhjus peab olema kestvuselt igavene. Pideva liikumise esmane põhjus peab olema kõikvõimas jõult.
piiritu mitmekesisuse esmane põhjus peab olema kõikjal viibiv kogu selle mitmekesise ilmingu sees. Elusorganismides ja kosmosesüsteemides leiduva tohutu keerukuse esmane põhjus peab olema oma intellektilt kõike teadev. Teadvuse ja taju esmane põhjus peab olema isikuline. Ja ükskõik, kes see Jumal on ta isikuline Jumal. Tunnete esmane põhjus peab olema emotsionaalne. Tahte esmane põhjus peab olema tahtejõuline. Kõlbeliste väärtuste esmane põhjus peab olema moraalne. Vaimulike väärtuste esmane põhjus peab olema vaimulik. Õigsuse esmane põhjus peab olema püha. Ilu esmane põhjus peab olema maitsekas. Õigluse esmane põhjus peab olema õiglane. Armastuse esmane põhjus peab olema armastav. Elu esmane põhjus peab olema elav. Kuulake tähelepanelikult. See tähendab ükskõik, kes Jumal ka on, see universumi looja on lõpmatu oma suuruselt, igavene kestvuselt, jõu poolest kõikvõimas, kõikjal viibib igal pool, intelligentsuselt kõike teadev, isikuline, emotsionaalne, tahtejõuline, õiglane, püha, eetiline. See esmane põhjus peab olema maitsekas, kuna ta lõi ilu kogu universumisse. Ta peab olema õige, ta peab olema armastav ja olema elav. He must be just, he must be loving, and he must be alive. Tahan sellega öelda, et kui läheneda teemale teaduslikult, vaadelda tegelikkust, nagu see on, kogu universumi ja selle avaldusvormide esmane põhjus on Piibli Jumal. Seesama Piibli Jumal alustas loomist oma au ilmutamisega. Järgmistes saadetes räägime ka sellest, missugune oli maailm enne veeuputust. Räägime, mis kasu oli maa kohal asunud taevavõlvist. Tahan seda neis saadetes rõhutada. Selle gloobuse valmistas meie saate jaoks Robert Summers. Ja see kujutab suurt Pangaea mandrit, mis oli enne noaaegset veeuputust. See manner lagunes uputuse ajal ja jagunes meie praegusteks mandriteks Pelegipäevil. Umbes 500 aastat pärast veeuputust. Aga kuulake tähelepanelikult. See Piibli Jumal, lõpmatu, igavene, kõikvõimas väält, kõikjal viibiv kogu oma loodu mitmekesisuses, kõike teadev oma intelligentsilt, see Piibli Jumal lõi maa ja selle kohale alguses ka erilise taevavõlvi. Kujutlege läbipaistvat õhukest kristallist katet, taevalaotust, mis koosneb veeosakestest. See kate oli väga õhuke, aga piisav, et kaitsta lühilainete, kahjuliku ultraviolettkiirguse eest. See hoidis maa kliima muutumatuna. Neis tingimustes lõi seesama Piibli Jumal inimese, peremeheks kõigile teistele harmooniliselt loodud olenditele. Iga elusolend oli ainulaadne ja Jumal lõi inimese erilisena. Järgnevates saadetes räägin ma teile täpsemalt inimese intellektuaalsetest võimetest. Me näeme seda eksponaatidest. Siin on üks eksponaat 6. sajandist peale Kristust. Me näeme meest, kes demonstreerib kaaslastele oma julgust. Hõimupealikud lasid jäädvustada oma elu väljapaistvaimaid hetked kivile, mis maeti hiljem koos nendega. Selline komme oli Natsa, Inka ja Tiahuanaco hõimudel Peruus umbes 6. sajandil. Nende inimeste võime tähele panna mõningaid asju oli lausa hämmastav. Näiteks, kui me räägime Jumala loovusest, me jälgime Jumala loomingut ja oleme ka ise teatud mõttes loojad. See aga nõuab tähelepanelikkust.
Siin näeme dinosaurust. Triceratops dinosaurust, kelle seljas sõidab see pealik ja toidab dinosaurust suure lehega. Ma soovitaksin ka teil, kui te kavatsete dinosauruse seljas ratsutama hakata, talle sõidu ajal süüa anda. See on märk teie arukusest. Pange tähele, et kunstnikud on kujutanud nahasakke pikki selle dinosauruse selgroogu. Ja nad on kujutanud selle dinosauruse ja tolle teise nahal soomustest rosetimustreid. Miks nad jäädvustasid seda just taolisel moel? Me räägime looja väljendusrikkusest. Isegi sellel toore jõuga elukal, kes oli mõeldud tasakaalustama loodust, ja me järgnevates saadetes räägime neist dinosaurustest põhjalikumalt, kujundas Jumal sakid, nahasakkidest mustri ta selgroole ja rosetimustrid dinosauruse nahale. Kuidas me teame? Siin on meil tükk tõelise dinosauruse nahka. Ma usun, et te hindate seda, et enamus neist esemeist ja eksponaatidest, mis siia saadetesse teile näitamiseks on toodud, on ehtsad. Me toome neid hoiukohast väga harva välja, kuid me tegime seda teie ja teie pere jaoks, selle saate jaoks. Nii et see on tõeline dinosauruse nahk. Ma vaatan selle läbilõiget ja näen siin päris nahka ja kattekudet, välistkihti ja rasvkudet allpool ja selle rasvkoe poore. Pange tähele, et naha pinnal on roosimoodi soomuse mustrid ja need rosetimustrid sobivad üksteisega. See tähendab, et elusorganismide disainer, looja ise, väljendas ilu ka selles, keda meie peame metsikuks ja tooreks. Vaadelgem nüüd eluvormide hulgast lõplikku, kelle Jumal lõi 6. päeval, väga erilise eesmärgiga. Ja see eluvorm on inimene. See eksponaat on sama eriline kui dinosauruse nahk. See on käejälg ja see on äärmiselt tundlik. Kas te teate, et inimese käe sõrmeotsad võivad tajuda värinat lainepikkusega 2,5 tuhandikku millimeetrit? Väga väikest vibratsiooni. Me oleme loodud kardetavaks imeks. Inimesel on imetlusväärne loomisvõime. Vibrations. We are fearfully and wonderfully made. Man is marvelous in his ability to create. Here we have a boot. Siin on saabas, mis on loodud 1950-ndail. Ja meil on kivistis jalast, pahkluust, kannast ja jalg on ikka veel saapa sees, näidates, et kivististe teke ei nõua pikki ajastuid. Aga fossiilide kohta pean ma teile eraldi loengu mõnes hilisemas saates. Ja lõpuks, siin on meil sandaalijälg, tõeliste ääreõmblustega ja muljutud trilobiid varvaste või varbalülide süvendi piirkonnas ja trilobiidi jälg kanna juures. Tõin teid viimase teema juurde meie tänases saates, kus uurime looja olemust. Selleks, et te teaksite, mida iganes see looja teeb, seda teeb ta kaunilt, maitsekalt ja täiuslikult. See väike trilobiit asub evolutsiooniteooriale vastavalt geoloogilise arengu madalamal astmel. Varased metsikud eluvormid pole tegelikult sugugi metsikud ega ka vähimalgi määral algelised. Trilobiidil on 3 kambrit, mis töötasid koos. Kombitsad, mille abil ta tunnetas oma teed vees, mis tollal oli puhas. Ja sel väikesel trilobiidil on keerukad silmad, mis sarnanevad oma ehituselt inimsilmadega. Tegelikult mõnes mõttes isegi mitmekülgsemad kui meie silmad. Ja lõpuks, sellel kaardil näeme kogu looja imepärase loomingu omavahelisi suhteid.
Siin on veeloomad, plesiosaurused, mõõkvaalad, delfiinid, kõik elavad koos, tundmata hirmu kellegi ees. Looduse algne tasakaal ja kooskõla on iseenesest mõistetavad looja enda esteetilise ja kaastundliku loomuse tõttu. Edasi näeme tähistaevast, kus algselt valitses kooskõla. Me leiame, et kõik loomad alates pterodaktüülosest, dinosauruste sugulastest, dinosaurused ise. Siin on üks suur pikakaelaline dinosaurus, arvatavasti seismasaurus. Leiame, et imetajad ja kõik muud elusolendid on igaüks loodud erilise ehitusega. Mõned neist elusolendeist vajavad eluks taimede toodetavaid atmosfääri tingimusi. Taimed on täiesti hädavajalikud. Suured dinosaurused, kellel oli väike kopsumaht, vajasid kahekordse tugevusega õhurõhu survet, nagu see maal algselt oli. Ühes meie saadetest räägime, missugune oli maa enne veeuputust. Kui teile pakuvad need saated huvi, kirjutage Live TV-le. Kas te soovite näha oma kodus saateid sellistest tõenditest? Kirjutage Loomine 21. sajandil, postkast 2452, Tallinn 13602 Eesti. Öelge, et te hindate niisuguseid saateid. Ma loodan, et te olete täna palju huvitavat teada saanud ja loodan, et te võtate vastu need tõed, mida leiate saatest. Loomine 21. sajandil. Palun toetage ka saate esitamist annetustega Live TV telekanalil. Mul on olnud tõeliseks õnnistuseks investeerida täna teie ellu. Tuletage meelde, et universumi loojal, juba siis, kui ta valmistas maa, oli plaan ka teie elu jaoks. Saade on dubleeritud Live TV poolt 2003. aastal. Me oleme rõõmsad, et te vaatasite meie saadet. Te võite oma kirjad ja vastused saata aadressil, mis on teie ees ekraanil. Live TV, postkast 2452, Tallinn 13602, Eesti. E-mail info@livetv.ee. Me palume teid toetada rohkesti ja regulaarselt eestikeelsete kristlike programmide tegemist ja levitamist. Teie finantstoetus lubab jätkata saadete tegemist ja suurendab uute eesti keelde tõlgitavate saadete hulka. Me võime koos jõuda veel enamate inimesteni Eestis ja kogu maailmas. Toetage Live TV-d juba täna.